Sharia kohtuid rünnatakse Suurbritannias. Ja kui oled kunagi mõelnud, kuidas see välja näeb, siis see video on just sulle. Tere, härra! Kas me tohime šariaadi kohut vaadata? Ei, mitte päris. Mehed, te peate lahkuma. Ma pean lihtsalt helistama, palun. Härra, ärge puudutage mind. Jah, mehed, te ei tohi siin olla. Hästi, ära puutu mind. See on šariaadi kohus. See on kohe seal. Me lihtsalt tahame seda kiiresti näha. Pole midagi vaadata, see on lihtsalt kontor. Lihtsalt näita meile. See on šariaadi kohus. Tulge kohtusse. 4 valget meest salvestavad kohtus meie vara. Meil on siin konfidentsiaalsed toimikud, nad ei tohi siin olla. See on šariaadi kohus, neid on üle 85. Nad tegutsevad ja ehitavad paralleelset õigussüsteemi, millele on aja jooksul seadusanduses antud üha rohkem võimu. Jah, me lahkume kohe. Tahtsime lihtsalt seda šariaadi kohtut näha. Kas inimesed mõistavad, kui ohtlik šariaadi seadus tegelikult on? Ma ei ole selles veendunud, sest need tegutsevad Ühendkuningriigis täie hooga. Ja kun oleme sellega ühele poole saanud, siis pöörame oma tähelepanu Suurbritannias elavatele inimestele, nagu sa mainisid, kes elavad sotsiaaltoetustest, kes lähevad maksumaksjale tõenäoliselt kogu oma elu jooksul väga kalliks maksma, kes ei tööta, kes on meist kultuuriliselt erinevad, kellel on teistsugune arusaam oma usust võrreldes kristliku usuga. Nad üritavad põhimõtteliselt muuta oma õigussüsteemi täiesti tavapäraseks õigussüsteemiks Ühendkuningriigis, kuid see surub peale väga ohtlikke ideid. Ja elavad üha enam väikestes gruppides inimestega, kes ei ole integreerunud, kes elavad šariaadi seaduste järgi ja kellel on oma kohtud, kellel on oma kohus, neil on oma kohus, šariaadi kohtud. Ja. Paralleelne õigussüsteem. Okei, see tähendab, et see on Suurbritannia valitsuse poolt tunnustamata paralleelne õigussüsteem, mis eksisteerib Inglismaal. Seda talutakse, seda Nii, et nad on sellest teadlikud. Ja nad on teadlikud karistustest, mida see kohus määrab. See on pigem nii, et nad valvavad oma rahvast oma enda seaduste järgi. Ja nad lihtsalt lubavad seda. Nad lubavad seda. Ühendkuningriik lubab seda. Vaatame siis veel, kuidas nad välja näevad. Me tahame näidata avalikkusele, mis siin toimub. Siin istuks kohtunik ja siin istuksid vaidluse pooled. Meil on selles riigis õigussüsteem. Mina ei. Ma ei saa aru, miks sa seda ehitad. Olgu, ära puutu mind, palun. Palun, ära puutu mind. Ja. Olgu, me lahkume. Meil on selles riigis õigussüsteem. Teil on selles riigis õigussüsteem ja kuulge, lihtsalt väike meeldetuletus kõigile meie ameeriklastele seal, eks. Kõigile ameeriklastele, kes arvavad, et see on ainult Ühendkuningriigi probleem, ärge olge rumalad. Kuulake seda. See on osa šariaadis hoolitseda oma naabrite eest. See on osa šariaadis hoolitseda oma vanemate eest. Hoolitseda laste eest. See on osa šariaadis. Neil on tugevad pered. See on osa šariaadis, et võidelda ebamoraalsuse vastu. See on osa šariaadis, et võidelda võrdsuse eest. Šariaat on ilus juhis, mille Jumal on andnud. Ainult sellepärast, et mõned inimesed seda kuritarvitavad, süüdistame me neid inimesi, aga mitte šariaadi võistet ennast. Aga meil on siin küsimus. Mõned inimesed võivad karta. Šariaat tuleb Ameerika Ühendriikidesse. Olgu. See ongi hirm. Ja ma ütlen teile, ärge kartke. Šariaat ei tule USA-sse. Ja põhjus, miks see ei tule USA-sse, on see, et see on juba siin. Kas saate aru? Ärge kartke, kui inimesed ütlevad, et šariaat tuleb. See ei tule USA-sse, sest see ei ole tõsi. See ei tule USA-sse, see on juba seal. See on Texases kõigile teile toredatele inimestele, kes mõtlevad ja arvavad, et see ei ole teie probleem. See on teie probleem. Saage aru, keegi ei mõista, miks te ehitate eraldi õigussüsteemi. Siin ei ole mingit ringi, mis ütleks, et sa oled lihtsalt piisav. Me ei ole ignorantsed. Sa lihtsalt ütled, et nägid seal midagi lahedat. Sa nimetasid seda kohtuks. Miks sa ikka veel olid? Sa nimetasid seda kohtuks. Jah, nad lihtsalt salvestavad, nad ei ole sissepääsu juures. Ma teadsin, et sa oled seal. Sa tead, et ma olen siin bussides. Uskumatu. Okei, kas ma võin siis sinu majja sisse tulla, kui su uks on lahti? See ei ole maja, see on pood, šariaadi kohus. Me ei tuleks kunagi teie majja. Ma räägin sinuga. Olgu. Mul on hea meel sinuga rääkida, aga ma lihtsalt seisan kuskil. Olgu, see sobib. Miks sa ehitad? Vaata, ma ei arva, et inimesed peaksid tungima teiste kohtadesse ja ausalt öeldes mul pole midagi selle vastu, et usulistel organisatsioonidel on oma usukohtud. Ainus asi on see peab olema kooskõlas riigi õigussüsteemiga. See peab olema nii, see ei saa olla eraldi üksus, sest siis tekivad usurühmad, kes lihtsalt mõtlevad asju välja ja kohtlevad inimesi kohutavad, mida nad ei tohi teha, mis ongi täpselt see, mida šariaat teeb. Miks sa ehitad selles riigis eraldi õigussüsteemi? Või sa lihtsalt katkestad mind kogu aeg? No, ma pole isegi veel, ma küsin sult ühe küsimuse. 85 neist. 85 on Ühendkuningriigis avatud. Nad on valves.
see ei ole okei. Teistsugune ökosüsteem peab mõistma, et usukogukonnad nagu juudid, kellel on oma organisatsioonid, nagu anglikaanidel on anglikaani kohtud. Anglikaani usk on riigiusk. Meil on lubatud, ma olen sellest täiesti kindel. Inglise kirik on osa valitsusest, osa riigist. Aga kuidas on juudi kogukondadega? Neil on oma asi. Jah, sulgege kõik usukohtud, need ei ole selles riigis vajalikud. Ta nimetas seda lihtsalt kohtuks. Kohus ongi kohus. On nõukogu. Jah. Ma ei nõustu sellega. Ma arvan, et sul on lubatud omada erinevaid usulisi üksusi, millel on oma õigussüsteemid, kui need õigussüsteemid peavad olema täielikult kooskõlas. Need ei tohi erineda sellest, mida Ühendkuningriigi õigussüsteem nõuab. See tähendab, see ei saa olla nii, et šariaadi kohtu seadus lubab tüdrukul abielluda 9-aastaselt, kui Ühendkuningriigis pole seaduslik vanus 9. Siin tekibki mul probleem. Üks asi on see, kui sa tahad oma ususüsteemi sees otsustada, kuidas erinevaid olukordi analüüsida ja jõuda otsustani. Juudid teevad seda, paljud inimesed teevad seda. On palju erinevaid usulisi gruppe, kellel on lubatud seda teha. See on täiesti normaalne. Lihtsalt siin ei ole see nii. See on lihtsalt sõnamäng, see on lihtsalt petmine. Meid nimetatakse, neid on 85. Meedias kirjeldatakse neid šariaadi kohtutena. Et vältida selle nimetamist kohtuks, nimetatakse seda nõukoguks. Igatahes, nii see ongi. Šariaadi kohtud on kõikjal. Ainuüksi Ühendkuningriigis on neid 85. Nad tulevad, nad laienevad üle Ameerika Ühendriikide. Ja kogu selle asja mõte on see, et nad saaksid asju lahendada privaatselt ja isiklikult. Aga ka selleks, et kaitsta end tavakohtute eest, et need ei saaks teada, mis toimub. See on ohtlik, see on hirmutav ja sellele tasub tähelepanu pöörata. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.